Tere, siin on TIE Aesthetic Project. Meie eelmise õlatrenni all me küsisime inimestelt, et mis trenni järgmisega tahaksite meil täispikkana näha, siis väga paljud ütlesid, et oleksid seljatrenni. Just selleks me täna olemegi siin Balti jaamas ja me oleme siin täna IFBB Fit Model Pro Kristjan Johannes konsultiga. Nii, aga räägime natuke tänasest trennist, et mis meil siin hetkel paistab? Teeme täna trenni seljale ja mulle ilmselt meeldivad need kollased masinad siin. Praegu me teeme kitsalt allatõmmet, see masin on päris hea. Peaaegu võtab mul isegi selle, ütleme, lailihase krampi, nii hästi tunnetan siin seda. See on niisugune raskem harjutus, selle teeme esimesena. Siis pärast seda võiks teha ülevat tõmmet, tuleb teha üks käsi korraga ka, see on siis ütleme lailihasele, jah, rohkem seda kolmnurka, eks ole, treenime. Ja siis võiks pulloveri teha blokiga, noh, seda on ka siis laiuse jaoks. Rohkem kasutan jah praegu trenasorit lihtsalt. Kuidas sul see pintsak on muidu suurem suurus võetud, et ikka ära mahuks lailihas? Pintsak on, jah, see on Bikinis by Freddy's, on see tellitud see pintsak. Mul muutud järgi täiesti, nii et peaks olema, peaks saama sellega laval. Super. Kutseid mune ei saa. Aga sa oled tibupoiss ja tühkepoissid. Kus sa töötad? Tallegis. Täna said eluga tulema? Oti munad tulevad siuksest kanast tulevad Oti munad. Täna on õhtul vahet. Otil on jah need veid suuremad munad. Need tulevad suurtest tibudest. Tööta tibu. Kus jäpe oli? Tööta, kurat. Tema nimel. See tikk jäpe. Noh, vähemalt 11 jõuab kuhu. Ära mune, nagu öeldakse. Tee ära mune. 8 tegid. See on nagu õpilane siis õpetaja? Jah. Protegee. Nagu kunagi reaalspordis oli, me tegime seal poistega trennis, Ott oli mõelda, tööta, ära maga. Ja ära mune. Miks sa oled omale mentori leidnud? Jah. Viimane aeg oligi. Kas sul siin on need lisaraskused? Ei, ma neid lihtsalt. Mul on raske päevast. Stressipall. Ei, see on väga hea. Näitad vaatajatele, vaatake sa äärt ka. Meil on ikka peresse peal saadeta. Kui ma poleks tund nende retuusidega, kes teab, mis oleks juhtunud. Nüüd oleks näinud sealt. Et siis poleks video läinud YouTube'i, vaid kuskile mujale saidile. Siis oleks just ikka. Jah. Big Cock showsi. Mune oleks näinud, et ütleme niimoodi. Aga ei tohi hakata munema sinna. Ega okei, aitab naljast. Tööpäev on. No nii, tööpäev on praegu. Tööpäev. Päike juba tõusis. Hommikul vana ärkama. Davai. Vaata, kus joonistab, noh. Viit eri värvile. Tõmba. Panen ikka nööbi tunne, on ikka normaalse pildi. Läheb. Kevad pole kaugel.
Ei, kui sa seda harjutust teed, mis sa vaataks, kui sa käsi setid näiteks? On sul mingeid mõtteid ka siin jagada? No nii, siin ma teen tavaliselt niimoodi, ma istun piisavalt kõrgele, et kui ma tõmbaks, siis tuleks enam-vähem 90 kraadi siin, jah. Kui ma tõmban liiga üles, siis ma tõmban juba siit biitsepsiga, eks ole, ja ma tahan siit suruda köhanukiga, õla taha, niimoodi selja kokku, nii et jah, õla alla kokku, nii et siit ka on laadust läheb, seda selg kokku. Siis tõmbad siin nagu taskusse, kus sul need pärlid on, jah? Taskusse, jah, kus mul Swarovskid on. Ja tagasi. Vaatan korraks niimoodi ja tagasi. Üks. Aida. Sulge ära kinni. Reps mul jääb meil. Karvad läheb silma rõst. Mis suhe peaks olema seljatrennis vertikaalpressil ja horisontaalpressil siis? Et mis nende tagamõte on, et miks mõned tõmbavad alt ülevalt, et Miks mõned tõmbavad alt ülevalt? Ei no ütleme, et miks tõmmatakse nii alt kui ka ülevalt? Noh, ülevalt ikka jah, et valjast rohkem treenida. Ma teeksin neid ülevalt tõmbaid ja eest jah, treenida paksust nii-öelda. Ja need on siis... Väiksemaid seljakeskmiseid lihaseid. Peaks seljatrenni jooksul olema võrdses koguses siis või? Ma isegi tea, ma ise niimoodi nagu teen, kuigi ma olen siin mõelnud ka, äkki teeks laiust rohkem, noh, ma arvan, paksus on nagu enam paigas. Teeks laiust rohkem. Ma arvan, see jääb nagu enam vist rohkem silma nagu või, laval laiust ja aga noh. Ja nagu õhuke nagu paber sees, siis ka jama. Kuidas see Montoni fit ülikond on? Päris hea, siiamaani peab vastu tööd. Siiamaani peab päris hästi vastu. Mis see eelarve oli meil ülikonnale? Tonn 700. See on prototüüp. Swarovskid tuleb veel juurde muidugi. Ma pean ise kleepima. Viimasel õhtul peab kleepima, kui see varem hakkab kleepima, mis on halb õnn. Siis sa saad mõtted käimale vaata võistlusööl. Siis saad käima, mis pidi sa keerutasid. Kas Austraalias sa pead teistpidi keerutama? Ei mitte kunagi paarisarv Swarovski. Ei tohi. Kõik sa vaatad seda videot praegu siis. Kui meil miski meelde jääb selles videos. Kui on paarisarv, siis kaevake ära Indrek otsusele. Lugege üle ja lugege ära. Palju oleme lavale. Mitu päeva ennem sa pediküri teed? Taas ma hakkan kuu aega ennem tegema. Kas nagu iga nädal üks arvas? Jah. Huvitav. Mis su see saladus on olnud seal maailma reitingus? Mis see saladus on? Hästi palju võistlenud lihtsalt. Ma käin lihtsalt kohal, jah. Käin hästi palju kohal. Mõnikord ma ei lahkugi. Ja nii need tulevad võidud. Loll aga järjekindel, see on see ostlik kombinatsioon. No nii. Kas pintsak kannab järgi või anna? Üks varukas oli, mingi 5 sotti selle pintsakud, et on olla, et ei anna järgi. Ei ole nii taaki. Tööta kukepoiss. Exposed! Kes sa oled? Ära kuula. Hardcore, see on hardcore. Näitas oma kuradi kurgunibu kinni seob või mis see on, ma ei tea. Stressipall. Stressipallid. Maalapsed võite kirjutada, mis asjad need kukel on seal? Mandlid on lõikamata. Mandlid. Kukemandlid.
Kuidas selle kukesupiga? Mis post-workout meal on? See on ise ennast, ma arvan, selles mõttes, et enda tooteid. Sealselt, kui peale seda videot Kikas meid ei sponsoreeri, siis võib selle kanali kinni panna. Praegu käib siis kõva ettevalmistus. Vaja umbes 10 kilo juurde võtta, muidu ma olen liiga kuiv fit-modeliks. Praegu läheb siis 2 Ben & Jerry'st läheb õhtul pärast trenni kohe. No mitme nädala see palki see teed enne võistlust? No praegu on siis 6 kuud. Sa kasvad show'sse sisse? Kasvan sisse. Nüüd ma võib-olla pean juba uue ülikonna tellima, siis läheb juba 2,5 tonni, aga no mis sa teed? See on kallis ala. Ei saa 2 korda sama pintsakaga minna ka, kõik vaatavad. Mis sa teed siin, Mats? Kes tagasi oma heinamaale. Aga oma võistlusstaaži juures oled sa märganud, mis nagu värvi piitsab paremini nagu kohtunikule nõud? See on ikkagi siuke kalaboi, siuke kalaboi, et see nagu tõmbab. Kui me teeme täna erandkorras selga ja käsi, siis me teeme selja natuke vähem, teeme 3 harjutust. Teeme pullomeris ja lõpuks on siuke hea isoleeriv harjutus, mõnikord ma teen seda soojenduseks. Aga seda ma teen siis jah, pigem pikemate kordustega. Et jah, üks lailias funktsioon on kätt langetada ka, nagu näete, siis ujuvad ka seljad tulevadki sellest liigutust. Siit saategi niimoodi teha. Siin siis neid tõmbab biitsepsiga, eks ole, nagu enamikul seljaharjutustel. Noh, triitseps võib-olla tahab natuke tööle minna, aga tunnetus peale teed, see on päris hea harjutus see lõppu. No, hoia nüüd paigal ma käin vaatama, et teed kehaga, siis teed seljaga. Noh. See vist ei ole, muidu seisab. See on nagu vaata, kui sa jõutõmmet teed, et nagu klientiga õieti teeks paned selle pulga on, ja siin paned shakeri. Kui välja aset teeb, et läbi kana ikka surub, siis paned muna siin alla. Oot, mis muna? Ei, see vale koht praegu. Katt. Sugulane või? Räägi, mis see optimaalne viis käte treenimiseks siis on sinu arust, kas sa lähened igale lihasele samamoodi või kätel teed mingi sutsu veel või? Mingeid eritrikke? Jaa, ma tavaliselt biitsepsi ühe harjutuse, triitsepsi ühe harjutuse. Piisab. Noh, mitte nad kõige suuremad käed on, nagu ma arvan, et nad on proportsioonid. Ma pigem üritan järgi näidata lihaseid, mis on nagu tähtsamad, jah, suuremad lihasgrupid. Käsi jah, ühe harjutus biitsepsile ja triitsepsile, ma kunagi tegin ka 3 biitsepsile ja 3 triitsepsile, aga ja, praegu nagu piisab, olen rahul sellega. Mina arvan, et kui sul on käed on proportsioonist väljas, see on pigem väga halb asi kui hea asi. Liiga suured või? Jah, siis ma olen päris tihti näinud seda, et õlg tundub nende suurte käte juures nagu liiga väike ja siis on nagu perses kõik see selline ilus kana. Ilus kana on läinud siis. Läheb sinna A-kandmisele nagu nende kodukoha munadega läks. Läheb sinna masinasse, kuhu need elavad tibud lähevad. Ära räägi, ma olen iga õhtu õudustanud sellest. Kõik mu sugulased. Mul tekkis seeria ajal küsimus, et palju see Fitmodeli see võistluseelarve on? Kui see üks hooaeg ütleme. Ütleme nii, et mul on ikka päris mitu Sugar Mamat on maksta selle eest. Sugar, ma just tahtsin küsida, et kus see raha... Kust see tuleb? Raske töökätte nemad tuleb teha. Ja niis ma ei jätta midagi. Mis see Sugar Mama keskmine eluiga meil võiks olla, kui tohib küsida?
kui 3 peale, ütle aritmeetiline keskmine 3 sugar mama peale. Keeruliseks, noh, ütleme nii, et kaua ta nagu minuga koostööd teeb. Ei, palju vanad on? 3 peale aritmeetiline vanus. Nagu vanus on hajutatud. No jah, ütleme selline, noh, kuskil seal 60, 70 seal, ütleme. Et üks on 90, üks on 90, üks on... Jah, siis istub keskmine 60. Just, nice. Aga palju sa kõhtu teed? Palju sa kõhutreeningule? Kõhtu ma teen kogu aeg. Põhjus treeningi rinna keskosa, tekiga niimoodi. Ja ma käin palju teatris ka, plaksutanud. Treenida, siis kõhtu ma teen niimoodi. Aga sa teatris käid sama viisakuga? Niimoodi pingutan kõhtu. Jah. Siis ma pean lipsu ette muidugi, aga mingi mats ei ole. Ongi või? Särki on ka. Särki ei ole. Särki ei ole. Ühesõnaga, meil on asjad tehtud. See oli meie siis 500 000 vaataja special. Aitäh kõigile vaatamast. On viimaseid sõnu äkki? Olge tublid ja püsige moodsad. Ja mõtled ära Instagrammeritele, ärge kunagi ehtige ennast võõraste sulgedega, see tuleb parem hiljem välja.